Tere tulemast Simplebooksi veebiseminarile. Ma näen, et te siin usinalt kogunete. Kohe veel ei hakka teemast rääkima, ootan natukene. Anname paar minutit aega veel kogunemiseks ja siis on juba tuleb teema. Nii, aga hakkame siis pihta. Et siis tere tulemast. Sellel korral on meie webinari teemaks siis müügiarved ja mitte ainult nagu konkreetselt arved, vaid kõik, mis sinna ümber veel kuulub. Ka kuidas kliente sisestada, kuidas vaadata seadeid üle, et mis on nagu oluline. Ja siis teeme ka mõningad tehingud sellised läbi, et sisestan müügiarvet, näitan, kuidas ka valida käibemaksu liike ja mis siis nendest, mis nad mõjutavad. Kui me nüüd oleme puhtalt lehelt alustamas, ühtegi müügiarvet mul veel sees ei ole siin ja vaatan esialgu üle numbrivalemid näiteks. Ma lähen siit seaded, keskkonnaseaded ja arvete seaded, siis alati tuleb ju selgeks teha, et milline on see numbrivalem, mida te tahate näha oma müügiarvetel. Et vaikimisi on meil hetkel siin seadistatud niimoodi, et on aasta ja 3 numbrit. Ehk siis see protsent Y märgib aastat, kuvatakse kahekohalisena. Käesolevalt 2020. aastal on siis alguseks 20. Ja protsent 3N tähendab seda, et 001 kuni 999 on need numbrid siin jooksvalt aasta sees. Ja kui tuleb järgmine aasta, siis lihtsalt automaatselt vahetatakse see 20, 29 ja hakkab jälle loendus ühest pihta. Ja kuidas nüüd neid numbrivalemeid täpsemalt seadistada, et siin infonupu all on teatud vihjed olemas, kuidas seda teha. Ja seda leiate ka meil siit juhendite abikeskkonnast. Ehk kui te lähete kasutusjuhenditesse support.simplebooks.ee ja otsite üles seaded, keskkonnaseaded ja arvete seaded, siin on üldised seadistused ja teiseks on ka dokumendi põhjad. Et siin on nagu pikemalt lahti kirjutatud, kuidas midagi vaadata. Niimoodi. Aga lähme praegu siis siia seadete alla tagasi. Siin on, eks ole, võimalik ka valida, et kas arvel kasutate viitenumbrit, on võimalik kasutada arvepõhist või kliendipõhist. Täitsa soovitan kasutada kliendipõhist viitenumbrit, sellepärast, et siis on ka panga impordis seoste leidmine lihtsam. Ja lisainfo arvel on siis see, mis tuleb ka alati vaikimisi müügiarvele. Seda ei tõlgita teistesse keeltesse, kui te kasutate kas inglise keeles või soome keeles arvete väljasaatmist, siis see tekst tuleks käsitsi üle kirjutada vajaduse korral. Ja siin all on nüüd dokumendi põhjad. On vaikimisi 3 põhja olemas. Mul see üks siin keskel on juba enda tehtud juurde. Hiljem jõuame selleni ka, aga mitte kohe veel päris. Ja nendest vaikimise arvepõhjadest esialgu saate valida siis endale lemmikku, mida kasutada. Ja kui tekib tahtmine endale meelepärasemaks tuunida, täiustada midagi, siis on olemasoleva põhjal valite siit kõige vasakpoolse nupukese, loo uus olemasoleva põhjal ja siis juba saate luua. Nii-öelda tehakse sellest koopia ja siis saate muuta. Et neid vaikimisi olemasolevaid te muuta otseselt ei saa. See ongi selleks, et juhul kui midagi nihu läheb, et siis on alati
konkreetne korralik arvepõhi olemas ja saate selle põhjal uue teha. Nii, nüüd ma klikin siia selle, mis ma olen juba teinud juurde. Klikin siin pliiatsi peale ja vaatan, kuidas ma saan siin mingeid asju muuta. Kõige sagedamini tuleb küsimuseks see, et on näiteks vaja märkida ka tarneaadress. Siin on mul nähtavale toodud ka juba tarneaadressi väli. Ja selleks, et siin andmeid muuta, lähen hiirega, liigun selle väikse hammasratakese peale, klikin ja nüüd mul ilmuvad elemendi seaded, et milliseid asju ma siin näha tahan. Kui ma ei taha midagi näha, siis ma võtan siit selle linnukese ära ja panen valmis, aga kui ma tahan, et ta siin oleks, siis peab siin see linnuke olema. See käib kõikide nende väljade kohta, et saate täpsustada, mis teile vajalik on. Ja nüüd see pintslike siin saate muuta teksti värvi, tausta värvi, teksti suurust ja selliseid asju. Aga seda saate ka lähemalt lugeda sealt juhendist juba siis. Nii. Teine tähtis asi, mis üle vaadata, on jällegi keskkonnaseadete all siin see käibemaksuliigid. Vaikimisi on jällegi kõik asjad nagu paika pandud uuematel keskkondadel. Enne 2019 aprilli loodud keskkondadel ei olnud algselt käibemaksuliike. See tähendab seda, et sellises vanuses keskkondadel tasuks üle igaks juhuks vaadata. Kui te veel ei ole seda teinud, siis vaadake üle, et siin käibemaksuliikidel müügitulukontod oleks õiged määratud. Sagedamini levinud probleem on ka see, et põhipära soetamise käibemaksuliigil on puudu sisendkäibemaksukonto. Et sellist asja soovitame ka vaadata. Aga ostuarvetes räägime me lähemalt meie järgmises webinaris, seekord me sellel teemal pikemalt ei peatu. Ja nüüd järgmiseks lähme siis vaatame partnerid ja kliendid. Minul on siin hetkel sellised näidis kliendid sisestatud. Need on kõik tegelikult sellised, kes mul äriregistri andmebaasist päriselt välja ei tule. Ma olen nad käsitsi sisestanud. Ja kui ma klikin siit lahti, ma olen pannud registrikoodi, aga ma väga peensusteni pole langenud. Kui teil on nüüd olemas, kui teil on Eesti klient, võtan siit uus klient, näiteks hakkame trükkima, paneme meie enda Simplebooksi siia, siis hetkel ta mulle näitab sellise sammastega ikoonikast sinisena. Kui ma nüüd siia peale klikkan, siis laetakse need andmed kõik äriregistrist. Minu asjaks on lihtsalt üle kontrollida, et kas vastab tõele ja kui tahan, märgin ära, et milline on kliendi maksetähtaeg päevades. Kui ma siia eraldi midagi ei pane, siis võetakse jällegi sealt keskkonnaseadete alt see info. Kui on vaja, siis ma märgin ära ka, et milline on selle kliendiga seotud käibemaksuliik. Et seda on hea määrata siis, kui teil on tegu näiteks kas Euroopa Liidu kliendiga või siis ekspordikliendiga. Et siis te saate siin kohe ära määrata, et klienti valides tuleb kohe õige käibemaksuliik ka. Nõuete konto. Seda ei ole vaja määrata. Vaikimisi tuleb siit see 1210 nõuded ostjate vastu. See võetakse ka kesksetest seadetest. Nõuete kontot on mõtet määrata ainult juhul, kui te olete teinud eraldi finantskonto selleks. Näiteks 12.11 olete teinud juurde, et teil on vaja mingil põhjusel eraldi arvestust pidada. Muul juhul jätke rahulikult määramata. Ja samuti, kui soovite, saate ära määrata dokumendi keele, kui on väliskliendiga tegu, inglise keeles, soome keeles, vene keeles, kui vaja. Ja arvepõhja. Kui olete loonud eraldi arvepõhja selle kliendi jaoks, saate siin ära märkida. Ja kui mul on kõik andmed üle vaadatud ja võib-olla vajalikud lisatud, siis ma salvestan selle siit ära. Ja kui avastan, et oih, et tegelikult mul ei olnudki seda klienti vaja, et läks valesti, siis kas enne salvestamist katkestan või siis
siit toimingud menüüst, valin kustuta klienttarnid. Siin on veel kasulik asi nagu tarneaadressid. See on selleks puhuks, kui on juriidiline aadress on üks, aga vaja näiteks kaupa saata või teenust osutada mingil teisel aadressil ja see on vaja arvel välja tuua. Siis selleks, et seda arvel näidata, tuleb see kõigepealt sisestada. Panen siit uus tarneaadress. Panen nimetuse, oletame, et mul on näiteks üks kauplus. Siia saan ma sisestada siis tema aadressi. Mida täpsemad andmed või täpsemalt mul vaja on andmeid kuvada, seda rohkem ma siia ära täidan. Ja siis ma nüüd valin siis kliendi, kellega see seotud on. Jälle meie tuttava Simplebooksiga. Ja vajadusel saan lisada ka kontaktviite. Selleni ka jõuame kohe. Ma salvestan ära tarneaadressi. Nii. Siis partnerid, kontaktid. Uus kontakt. Ja siia ma saan nüüd ka märkida ära, et kontaktisiku nime. Kliendi nimi läks siia kõige üles muidugi. Valin klienti, panen nime ja ma saan siia nüüd ära täpsustada ametinimetuse, telefonid, meiliaadressid ja mingi sellise lisainfo, mis ma tahan veel märkida näiteks. Siis ma salvestan selle jällegi ära. Ja nüüd, kui on kliendil mitu tarneaadressi ja igal tarneaadressil on võib-olla erinev kontaktisik, et siis ongi võimalik siin tarneaadressi peal nüüd ära märkida. Hetkel ma võtan siit muuda ja ma saan nüüd siit valida. Jah, sellele aadressil on selleks kontaktisikuks see inimene. Niimoodi. Jah. Okei. Käibemaksu liikide all ma jätsin märkimata veel selle, et käibemaksu liigid, et kui te vaatate selle nimekirja üle ja te näete siin palju selliseid, mida teie ettevõttes tegelikkuses vaja üldsegi ei lähe, siis muutke mitteaktiivseks. Et ei ole mõtet omal pikka nimekirja nähtaval hoida kogu aeg, kui te neid ei kasuta. Lihtsalt klikkate siia pliiatsi ikooni peale, valite aktiivne, ei, salvestate ära. Nüüd, kas ostu- või müügiarvet sisestades seda valikut teile lihtsalt läbi pakutagi. Aga kui tuleb välja, et ikkagi on mingil hetkel vaja, siis te saate siit klikata, et ta kuvaks ka mitteaktiivseid, näete seda siin ja saate uuesti aktiivseks muuta. Et lõplikult kadunud ei ole midagi. Jällegi meie süsteemi poolt loodud käibemaksu liikede kustutada ei saa, saab ainult mitteaktiivseks muuta ja vajadusel saab siis ise käibemaksu liike juurde luua. Et ka nende kohta on meil keskkonnaseadete all juhend täpsemalt olemas. Nii, nüüd kui on vaja näiteks kliendi andmeid muuta. Ma praegu teen niimoodi, et ma siin muudan mingi aadressi, teen katki natukene. Oletame, et ma ei sisestanud alguses korralikult või sisestasin ebatäpselt ja käsitsin need asjad või siis vastupidi, et klient on lihtsalt aadress on muutunud või mis iganes põhjusel, siis selleks, et ma saaksin need andmed kiiresti ilma suurema vaevata uuendatud, valin toimingud menüüst värskenda andmeid äriregistrist. Ja siin avaneb nüüd vaade, et ma saan võrrelda, mis andmed mul on õiged, mis mul on valed. Punasega näitab siin, et andmed äriregistris, mis mul on nagu puudu. Ja ma saan siit valida, et uuenda äriregistri andmetega ja siis mul pannakse jälle kõik andmed õigesti uuesti. Kui juhtub, et teie klient muudab nime,
registrikood on see, mis jääb alati samaks. Ja sellisel juhul sisestage, jällegi valige siit, et värskenda andmeid äriregistrist ja kontrolliga, et teil ei oleks sama nimega klienti juba käsitsi sisestatud ilma registrikoodita. Sest kui teil on sama nimega klient olemas, ta ei lase seda üle salvestada õigeid andmeid siia. Annab teile veateadet. Et jällegi siin see äriregistrist andmete laadimine tuli mõned aastad tagasi. Vanemates keskkondades ei pruugi olla kõik kliendid või tarnijatel salvestatud koos registrikoodiga. Soovitan, et juppaaval üle vaadata, panna registrikoodid ja kontrollida, et teil ei oleks topeltkontakte. Et juba sellepärast, et nii-öelda kliendi või tarnija järjepidevuse huvides, et te teate, et teil on kõik tehingud seotud ühe juriidilise isikuga, mitte ei pea mitmest kohast taga ajama neid andmeid. Nii. Ja lähme nüüd arvete juurde. Kuidas me neid siis sisestame? Müügiarved, tehingud müügiarved. Võtan siit uus arve. Ja korraks teen nüüd selle lobisemise koha peal pausi ja ütlen, et saate meile küsimusi ka kirjutada sinna QA alla. Kirjutage julgelt küsimusi, kui tekib. Ma vastan neile siis, kui ma olen teemad läbi käinud. Ja mul on ka taustajõud siin kolleegide näol olemas, kes hoiavad pilgu peale. Et katsume kõik vastatud saada. Nii, uus müügiarve. Kõik esimese asjana valime siis kliendi. Mina praegu võtan siit, mul on siin varem sisestatud sellised näidiskliendid. Hetkel siin mul tarneadressi ei ole, ma ei pane ka. Ja vaikimisi tuligi, kuna see mul esimene arve sellel aastal, siis 20.001 tuli mul selleks arve numbriks, sest ma ei muutnud seadistust. Nüüd artikkel ei ole kohustuslik, see on selline vabatahtlik väli. Kui te müüte teenuseid ainult, siis teil ei ole vajadust üldse artikleid teha. Te võite, aga sellisel juhul te peate ka artiklikaardi peal määrama, et tegu on teenusartikliga, siis ei kontrollite laoseis. Ja näiteks, ei hakka pikemalt siin kirjutama midagi, et teenuse Eestis ja panen siia summa. Käibemaksu liigiks ongi mul teenuste müük Eesti. Kui ma tahan kontrollida, mis mul see müügitulukonto on, siis ma klikkan siin selle luubi ikooni peal ja nüüd mul tuleb nähtavale siis, et tulukonto on 4200 teenuste müük Eestis, 20%. See mulle sobib väga hästi. Nii, ja ega mul muud teha polegi vaja. Kui ma arve põhja ei taha vahetada, siis ma lihtsalt salvestan selle arve ära. Ja siis saan selle siit kliendile välja saata. Hetkel, kui ma klikkasin, siis kuna mul ei ole registrikoodi sisestatud ja ei ole mul ka sisestatud linna ega maakonda korrektselt, siis ma ei saa e-arvena seda asja saata, et mul on info lihtsalt puudulik. Ja saan ainult PDF-ina saata, kui ma siia nüüd meiliaadressi panen. Hetkel ma katkestan selle. Nii, nüüd ma tahan müüa hoopiski Euroopa Liidu kliendile teenuseid. Mul on siin selline klient tehtud. Kliendi andmeid, mis mul sisestatud on, saan ma siin arve peal ka otsa vaadata, klikates siis selle pliiatsi nupukese peale ja ma näen, et mul on ilusti nimetus on olemas, registrikood on olemas, käibemaksukohustuse number. Et need on väga olulised asjad siin ka Euroopa Liidu piires müües, et see käibemaksukohustuse number oleks õiges formaadis sisestatud ja õigele väljale. Muidu ta ei saa veel minna sinna VD-raportisse õigesti. Ja ka tänavea maja, et siia tuleks siis, kui teil on olemas kliendi tegelikult andmed, siis loomulikult märkige see ilusti ära. Minul on ta lihtsalt praegu kriipsuka pandud, ma ei hakanud nuputama midagi muud. Ja kui on kõik korras, siis klõpsan sinna nupule. Ja teenuse
sisu. Ja nüüd selle kliendi puhul mul oli juba kliendikaardi peal ära määratud hetkel küll, et kaubaühenduse sisene käive. No, ma võib-olla lihtsalt sagedamini müün talle kaupu. Ja nüüd ma vahetan selle siit ära, et tegelikult hetkel on tegu meil teenustega. Ja jälle vaatan, et mis mul nüüd see tuli tulukontoks. 45.20 teenuste müük Euroopa Liit. Sobib mulle. Ja kuna ma siin nüüd susserdasin käibemaksu liikidega, siis ta pani mulle nii-öelda selle lisainfo, et mis seal arvel peab nagu olema viidatud, et ma siis saan siit nüüd selle liigse ära kustutada. Niimoodi. Ja teeme ka, et meil on teenuste eksport. Siin on meil küll, jah. Mul ei ole kliendile määratud käibemaksu liiki ja siis valin nüüd siit 0% teenuste eksport. Jälle kontrollin täiendav infolt, kui ma soovin, et 46.20 on mul see tulukonto nüüd ja salvestan ära. Kõikidel kannetel, kõikidel dokumentidel tekivad ka finantskandet seal, et saate ka siit kontrollida soovi korral. Mis me järgmiseks? Järgmiseks, kui me nüüd müüme laokaupa. Mul on siin väike laoseis tekitatud. Võtan siin teise lehekülje lahti. Kontrollin, et ladu laoseis. Et jah, mul on kauplaos olemas. Kui vaja, saab ka aktiveerida negatiivse laojagi. Me väga ei soovita seda. See on selline, et te peate ise väga hoolikalt siis silma peal hoidma, et kõik asjad andmed õigesti oleksid, aga võimalus on iseenesest olemas. Ja vaikimisi see küll lubatud ei ole, et see tuleb siis ise eraldi sisse lülitada. Nii, ja jällegi müüme siis teeme siit jälle kliendi. Ja nüüd ma kas hakkan artikli koodi järgi otsima või nimetuse järgi, et leiab mõlema järgi ilusti üles. Ma ei pea teadma üldse tervet nimetust asjal. Sellel kliendil mul oli märgitud käibemaksu liik, et on teenuste müük, siis sellisel juhul ma nüüd vahetan ära kauba müügi vastu. Ja jällegi heidan pilgu peale, kas vahetas õigesti. Jah, on. Ja salvestan ära. Ja nüüd siis tekib meile lisaks finantskandele, kus on ka kaubakulukanne sees, tekib meil laokanne. Me saame vajadusel siis kontrollida ka millised laoliikumised täpselt tekkisid. Vahepeal natuke kinni. Niimoodi. Nii. Ja kui ma nüüd müün Euroopa Liidu kliendile, jällegi võtame siit. No müüme seekord näiteks Läti kliendile. Ja müüme siit teist kaupa. Jällegi selle kliendi kaardi peal mul ei olnud määratud ära tema käibemaksu liiki. Ma valin siit nüüd kaubaühenduse sisene käive. Tuleb see maksustamisele viitab info. Arvekeeleks valin näiteks inglise keele ja salvestan arve. Millele tuleb artiklite sisestamisel tähelepanu pöörata, on see, et kui te teate või selgub ka hiljem, et teil on vaja müüa välismaale,
ja panna näiteks kas inglise keeles või siis soome keeles arvele info, artiklite info, siis artiklikaardil on selline koht nagu muuda tõlkeid. Et vaikimisi on nagu eesti keele esimene ja siis saate lisada siia juurde inglise keele ja vene keele ja soome keele on ka võimalik nii-öelda sisse lülitada, see on hetkel välja lülitatud. Ja kui teil on siin nii-öelda ingliskeelne või venekeelne tõlge olemas, siis vastavas keeles ka arve peal tulevad need tekstid õigesti. Ja kui te teete näiteks olemasolevast artiklist koopiat, et siis ka kontrollige, et tõlked saavad muudetud, kui on need määratud, et muidu on tõlketekst ka kopeeritakse eelmise artikli pealt ja siis tekib segadus, et miks mul on vale tekst seal. Nii, ja müüme ka nii-öelda ekspordime kaupa artikleid. Nii. Ma näiteks tahan lisada uue kliendi siit otse juurde. Ma näen, et mul siin ei ole sellist klienti. No. Klient, mul ei ole tema andmeid võimalik äriregistrist laadida. Saan siit selle plussmärgiga ta nüüd juurde lisada. Mul tuleb siis kliendi andmete lisamise vaade. No, kui teate registrikoodi, siis saate selle siia sisestada. Meiliaadressi saate kohe ära panna. No, täna majaväljale tuleks ka midagi kirjutada, mina hetkel siia midagi ei pane. Riigi määran ka ära. Ja vajutan korras. Ja valin siis kauba. Siin klienti sellest, et ma ei saa valida temale kohe seda käibemaksu liiki ära, nii et ma ikkagi pean selle siit niimoodi võtma. No nii. Ja nagu näha, ma muutsin ise juba endale mitteaktiivseks selle käibemaksu liigi, millega ma saaksin kaupa eksportida. Ma hetkel salvestan nüüd selle arve ära ja lähen keskkonnaseadete alla. Võtan need käibemaksu liigid ette ja vaatan, no muidugi kauba eksport, muutsin mitteaktiivseks. No, teen ta nüüd aktiivseks siis tagasi. Ja lähen uuesti siis müügiarve peale. Võtan selle müügiarve lahti, toimingud menüüst muuda müügiarvet ja vahetan käibemaksu liigi ära. Kauba eksport, ilus. Ja võin ka veel kontrollida, et kas on käibemaksu või see tulukonto õige, on küll. Ja salvestan ära. Nii, mis mul siin veel on tehtud? Maksuvaba käive. Kui te osutate selliseid teenuseid, mis liigituvad siis maksuvabade teenuste alla, ega siis ei olegi muud kui panete sinna ka hinna kenasti kirja ja valite käibemaksu liigiks maksuvaba käive. Käibemaksu ei arvutata. Salvestate ära. Ja ma võin tegelikult ka, kui ma siit vaatan arvet PDF kujul, et siis mul ka on siin see info juures, et summa käibemaksuta ja et tegu on maksuvabaga. Siis veel olukord, mis võib ette tulla, näiteks metallimüük, mis on ka teistmoodi maksustatav, ehk siis metalli puhul teie ise ei maksa käibemaksu ära, aga siis ostja peab pöördmaksustama. Et see ka õigesti välja saaks arve peal toodud. Selleks meil ka eraldi käibemaksu liik olemas. Nii, ja see ongi siis 0% metallimüük.
Ja jällegi tuleb siin kohe automaatselt see viide pöördmaksustamisele. Ja kui ma vaatan, mis on tulukonto, siis see on ka eraldi 4700, eks ole, metallide müük. Ja salvestan ära. Ja kui ma arvet vaatan, siis siin on ka, et küll summa käibemaksuta, käibemaks on välja toodud, aga arve kokku on siis ilma käibemaksuta ehk see, mis on nii-öelda teie nõue kliendi vastu. On ainult siis siin niimoodi. Et teeme nüüd ka ühe sellise müügi, kus on meil tarneaadress välja toodud. Võtan siit uus arve jälle. Meil oli see klient, kellele me tarneaadressi lidas, nüüd oli Simplebooks. Nii, automaatselt see kohe siia ei tule, sellepärast, et kui teil on näiteks mitu tarneaadressi selle kliendiga seotud, siis tekiks ju segadus, kui kohe automaatselt mingisugune välja valitaks. Et üks hea näide on kindlasti need kaupluseketid, kas või Selver, et tal on oma juriidiline aadress on üks ja siis on tal ju ikka mitukümmend kauplust üle Eesti, et siis kõik need oleksid nagu tarneaadresside all ja siis saate siit hakata valima. Kui ma klikkisin selle lingi peal, siis mul tekib nüüd võimalus siit hakata valima. Ja kuna mul on hetkel ainult üks, et siis ma leian selle kergesti üles, ma ei pea hakkama otsima, valin ta siit lihtsalt ära. Ja kui ma tahan, ma saan siit ka nüüd kontaktviite ehk siis kontaktisiku veel lisada. Nii. Ja hakkab nimedele siis kaupa, mis me neid teenuseid ikka. Nii, ja 3 tükki. Me juba teame, et meil tuleb õige käibemaksu liik, kui meil on see ka tulukonto, kui meil on käibemaksu liik õigesti. Salvestan ära ja vaatame arvet PDF kujul. Nii, mis mul siin on? Hetkel mul ei ole näha seda tarneaadressi, mis ma nagu valisin. Aga mis põhjusel? Põhjus on lihtne. Ma tegelikult ei valinud õiget dokumendi põhja. Ja nüüd ma võtan siit muuda müügiarvet. Kirin siia allapoole ja vaatan standardarve põhi. Jah, see on see vaikimisi põhi. Siin ei olnud tõesti olemas, aga ma tegin ise juurde standard 2. Valin nüüd selle. Salvestan uuesti ära ja vaatan nüüd arvet PDF kujul. Kohe palju parem. Nüüd on mul siin ilusti tarneaadress olemas ja esimeseks pannakse siia ka kontaktisiku nimi, kui on see nii-öelda tarneaadressiga seotud. Ja kui oleks mul siia pandud ka telefoninumber, siis kajastuks see ka siin. Ja siin on näha siis, et mis kauplus ja tema aadress. Täpselt niisuguse täpsusega, kui ma ise siia tarneaadressi peale seda sidestasin. Nii, ma nüüd piilun korra siia küsimust alla, kas on midagi tulnud. Ja nii, üks küsimus on tulnud, mu hea kolleeg on sellele vastuse andnud. Ja siis hetkel praegu muud ei olegi. Nii. Korraks lasen silmadega üle oma märkmetest, kas ma jätsin midagi veel rääkimata olulist. Sest tegelikult need olukorrad, mis siin praegu läbi sai käidud, need on sellised kõige sagedamini ette tulevad, et kindlasti on igas ettevõttes omad sellised nüansid, mille peale me siin niimoodi ei oska tulla. Üks asi, mida ma veel võin näidata, on näiteks see, et kui teil on 9% käibemaksuga ja 20%-lisega, et kuidas siis arve välja näeb? Oih, ma kogemata klõpsasin sellise kliendi peal, kes tegelikult eksisteerib, aga ma võtan praegu oma olemasoleva, millega ma siin ikka mänginud olen. Nii, ja näiteks teenus 20% on ühe summaga ja kui meil on ka mingid teised teenused, tõenäoliselt siis see majutusteenus võib olla näiteks 9%-line, siis ma
vahetan siin rea peal selle käibemaksu liigi ära, 9% Eesti. Siin ta praegu kuvab mulle arvesummad niimoodi kokku, käibemaksusummad ka kokku. Salvestan selle siit ära. Ja kui ma vaatan nüüd arvet PDF-kujul, siis tuuakse mul need ilusti eraldi välja, et ilma käibemaksuta summa, see 20% on siin 500, 9% on 600 ja käibemaksusummad ka eraldi. Et kui mul on nüüd mitu rida, näiteks 9 või 20, et need liidetakse siis ikka kokku käibemaksu liigi mõttes, et mitte ei panda iga rida eraldi alla välja. Aga hetkel siin ka näitab ilusti ära. Ja kui ma vaatan käibemaksu aruannet, et siis on mul ka siin, et kõik oma õigete ridade peal olemas 20% määraga toimingud ja tehingud on siin näha, 9%-ga saame kontrollida siit. Kaupa ühenduse siis enne käive, kaupa eksport. Kõik me need read saame niimoodi üle vaadata. Ja siis siin allpool on maksuvaba käive ja nüüd see metallimüük samamoodi siin all. Nii, 2 küsimust on juurde tulnud. Okei. Esimene küsimus, et kas täna räägitakse ka laekumiste sidumistest? Ma põgusalt võin näidata. Ma panga importi näidata ei saa. Aga jah, näitan mõnda. Siis järgmine küsimus on, et kuidas seotakse müügiarve panga laekumistega, kui vaheks on makseteenuse pakkuja kuluprotsent. Ehk ma oletan, et siin on küsimuses see, et maksekeskus vahendab. Ja selle kohta on nüüd olemas ka juhend, et kui sealt supportialt otsida, vaatan kohe, ta peaks tulema välja otsingu sõna järgi maksekeskus, jah. Ehk siis siin juhendis on kirjas üks variant, kuidas saaks teha neid laekumisi. Nii, 3. küsimus. Turismiteenuste käibemaksuprotsent on 0%, aga sellist variantid ei ole. Te saate ise juurde lisada sobiva käibemaksu liigi, et sealt, kui te olete seaded, keskkonnaseaded ja käibemaksu liigid, et sealt saab siis ka ise juurde lisada. Et jah, me tõepoolest kõiki variante võib-olla ei jõua välja mõelda ja juurde kõikidele panna, aga et selle saate ise juurde lisada. Et jällegi sealt supporti pealt on see käibemaksu liikide juhend olemas, et võite sealt täpsemalt siis lugeda ka. Nii, aga nüüd siis laekumistest. Laekumine võib juhtuda enne arvekuupäeva, laekumine võib tulla pärast arvekuupäeva. Kõigepealt võib-olla siis käsitleme seda, et kui meil on arve juba olemas ja meil on ta vaja makstuks märkida. Üldjuhul sellises igapäevatöös me soovitame kasutada panga importi. Kas siis teha see pangaliides juba, aktiveerida võimaluse korral või siis makstuks märkida käsitsi. Ehk siis võtate siit arve lahti ja toimingud menüüst valite märgi makstuks. Ja vastavalt sellele siis, kas te makstakse panka või kassasse, valite selle konto siit, kas täissummas või osaliselt. Jällegi, kui osaliselt, siis tuleb seda summat siin käsitsi muuta ja valida ka siis see õige kuupäev, millal see arve laekunud on. Ja kui ma nüüd hetkel märkisin osaliselt laekunuks ta, salvestan ta ära
siis nüüd arve peal ma näen siin laekumiste jaotuses, et mis summa tuli, mis summa on laekunud ja mis kuupäeval ja kuhu see siis laekus, kas panka või kassasse. Ja kui ma kontrollin nii-öelda müügireskontrot, siis siin ma näen ka, et see klient A arve summa on 600, jääk on 300, ehk siis ta selle 300 on juba vahepeal ära maksnud. Ja kui ma nüüd tuleb uus laekumine temalt, siis ma valin uuesti siit toimingud menüüst märgi makstuks. Ja ta pakub automaatselt nüüd selle summa, mis ennem maksmata jäi ja salvestan selle ära. Ja nüüd näitab siis ka siin üleval, et arve peal, et see on laekunud. Kui laekumine tuleb näiteks enne, ma lähen siin tehikud laekumised alla, võtan uus laekumine või siis jällegi panga impordi kaudu salvestate. Nii, võtame jälle selle klient A. Laekub panka mulle ennem näiteks 900 eurot mulle laekunud ja ta laekus juba 6. oktoobril. Ma salvestan selle laekumise ära, hetkel mul jääb lisainfo tühjaks, ma ei kirjuta sinna mitte midagi. Laekumiste nimekirjas ma näen seda nüüd ootel staatuses siin. Ja kui ma vaatan müügireskontrot, ma olen värskendan selle siit ära vajutades siia uus nupule või vaata nupule, nii, kus see klient A mul nüüd on, läks siia allapoole. Ma võin siit ka võtta ainult selle kliendi. Ja siin ta näitab mulle sidumata laekumine ja kuupäeva ja summat. Ja selle summa siis ta siit üldsaldost juba arvutab maha. Nüüd selle laekumise müügiarvega sidumiseks on tegelikult 2 varianti. Üks variant on see, et te lähete siit laekumise pealt, võtad toimingud menüüst, seo laekumine arvega. Teine variant on, et olete müügiarve peal. Nii. Filtreerin siit selle klient A järgi välja. Järjestan arvet näiteks numbri järgi. Ja klikin siia arve peale. Ja võtan toimingu menüüst märgi makstuks. Nüüd pakub süsteem mulle automaatselt kõigepealt olemasolevat laekumist. Et kui see arve tegelikult ei ole selle ettemaksuga seotud, siis ma valin siit lihtsalt uus laekumine. Aga antud hetkel jah, ma seon selle arve ära selle ettemaksega. Ja kuna selle laekumise summa oli tegelikult suurem kui see arve ise, siis jäi mul tegelikult veel seda laekumist kasutamata. Ma vaatan siit uuesti tehingud laekumised alt. Ta on endiselt ootel staatuses. Näitab siin laekumise peale, et sidumata osa on 720 ja seotud on siis 180. Ta näitab siin ära ka arve. Ja tekkinud on juurde teine kanne. Kui laekumisele algselt tehti kanne, et tuli panka ja läks siis ka ostjate ettemaksude alla, sellepärast, et me ei sidunud teda mitte millegiga, ta jäi ootele, siis nüüd arve kuupäeval, millega siis tehakse järgmine kanne, et nõuded ostjate vastu väheneb ja ka ostjate ettemaksed väheneb. Nii et eraldi pole ise vaja midagi teha ja ärge siis imestage, et nii mitu kannet siia tekib, kuni lõpuks ettemaks saab seotud. Ja kui ma nüüd tahan selle laekumise veel mingi järgmise arvega siduda, siis ma lihtsalt klikin näiteks selle laekumise peal ja seon. Ja jälle näitab mulle, et ikka veel on nii-öelda laekumist üle. Ja nii kaua, kuni siis saab korda, ma saan siduda. Kui ma vaatan uuesti näiteks müügireskontrot, siis sidumata laekumine ehk siis ettemaks on kõik kadunud ja sellest viimasest arvest on jäänud meil jääk 230 eurot. Heidan pilgu jälle küsimuste alla.
kui tekib ülelaekumine, kuidas tagastust vormistada? Sellega on praegu jah, selline natuke ebamugav situatsioon, et kui laekub rohkem, kui vaja on, et siis märkige see arve laekunuks täpselt arvesummas ja ülejäänud osa siis salvestage finantskandena. Et siis te saate selle pärast ka nii-öelda tagasimakse vormistada finantskandena. Ma võtan näiteks siin, teen ühe näite ka kohe. Mis mul siin on? Nii, võtame klient B. Ja nüüd ma näen pangast, et tegelikult tuli mul laekumine 320, ma salvestan selle praegu ära. Ja kui ma nüüd seon selle ära arvega, siis mul jääb see 320 teeb 20 üle. Ta kandes paneb küll meil ilusti, et ostjate ettemaksud kontola, aga me ei saa siit hetkel seda tagasimakset ilusti vormistada. Et jah, et siis kui te olete juba ära sidunud, et siis siduge see arve esialgu siit küljest ära uuesti. Võtke muuda laekumist, pange siia summaks siis see 300. Siduge laekumisega või arvega uuesti ära. Ja nüüd näiteks võtate siit muuda finantskandeid. Ja siis siin kande peal märkige panka see õige summa ja ettemaksude ostjate ettemaksude kontole siis siit 20. Et siis laekumine kui selline jääb ise õigeks, on täies ulatuses seotud, ei jää kuskile reskontrasse ega ootel laekumiste alla ripakile, aga kandes on õigesti. Et kui te nüüd teete tagasimakse, et siis lihtsalt teetegi uue finantskande, et teeb, et siis ostjate ettemaksed ja kreeditpank. Et saab sellega niimoodi praegu lahendada. Aga me kindlasti katsume selle mugavama lahenduse mingil hetkel välja töötada. Nii, ettemaksearved. Jah, ettemaksearved on meil ka siit tehingud ettemaksearved alt. Ja kui te nüüd siin ma panen siit väga eilse kuupäeva näiteks. Ja siin ettemakse arvel siis saate ära määrata, kui palju peaks tulema see, mis osa siin makstakse ette ära. Et kui hetkel on siin see vaikimisi 50% ja seda saate ise muuta vastavalt vajadusele. Arvesumma ja ettemakse summa tuuakse siin kõik välja. Ettemakse arve, kui salvestate ära, siis ettemakse arvele ei koostata ühtegi kannet esialgu. Ja kui te nüüd märgite selle ettemakse arve laekunuks, see peaks olema kindlasti õige summa, peaks alati laekuma selle ettemakse arvega seotult. Et kui tuleb mingi teises summas laekumine, et siis tuleks see ettemakse arve, et nii palju seda protsenti muuta, et ta saaks nagu õige summa sinna, muidu tekib paras segadus. Et salvestate laekumise ära ja nüüd selle laekumise kuupäevaga tekib siia ettemakse arve juurde siis kanne. Teenuste müük, käibemaks müügil nõuded ostjate vastu. Ja kui sellest ettemakse arvest nüüd müügiarve koostada, siis siin on esimesel real on siis näha see täissumma, teisel real siis ettemaksu summa koos käibemaksuga ja tasumisele kuuluv summa. Ja kui me nüüd ära salvestame, siis selle ettemaksu summa võrra vähendatakse siin kandes müügitulukonto summat, et kahe ettemakse arve kande ja siis müügiarve kande summad kokku on siis täissumma.
küsimus, et kas ettemaks saab olla ainult protsendina või saab teha sellega mingi konkreetse summana. Te paraku peate protsendi välja arvutama, et mis ta annaks siis selle õige summa, et jah, niisama lihtsalt ei saa määrata, et ainult panna summa. Tuleb protsent välja arvutada. Niimoodi. Hetkeks on küsimused otsa saanud ja meie aeg hakkab ka otsa saama. Seega praeguseks lõpetan. Igasuguste lisaküsimuste korral võite meile julgelt kirjutada support@simplebooks.ee või siis ka vaadata sealt abikeskkonnast juhendite alt, et seal ikka aeg-ajalt uuendame, täiendame ja püüame hoida võimalikult asjakohasena info. Aitäh kuulamast, vaatamast ja küsimusi esitamast. Uute kohtumisteni!